Hommik täna on 25. aprill, kell on 9.04 Rootsi aja järgist, et siin on tund aega taga. Panin just riidesse outfit of the day konversi inimeste ma arvan, et H&M teksad, H&M dressikas ja kõik muud. Me lähme nüüd hommikust sööma, sest kella 10-ni serveeritakse ja 10.15 me jõuame Stockholmi. Ja Paiduvälli uksed käivad siin jube kõvasti. Ja meil on siis see bufeelaud ning lähme naudime. Hommikusöögiks võtsin siis singivõileiva, munapudru, peekoni, ohad ja mingisuguse segumahla, aga mulle väga ei maitse see. Ma arvan, et sellepärast ma just pesin hambaid ja siis see piparmünt ei mõju selle puuvilja asjaga väga hästi kokku, aga muidu see on arvatavasti suht okei. Nüüd ma võtsin enda puuviljusi, siin on apelsine, need on mingid melaanid muudest, ma pole õrnamagi. Lihtsalt teile teadmiseks, et poolikuid apelsine on täiega võimatu süüa, sellepärast et need hullud pritsivad ja sa ei saa neid nagu lusika kätte ja kahvliga kätte, lihtsalt sa ei saa neid kätte, sul on kõik kohad täis, su käed, mul ka. Hommik sullegi! Jõudsime metroojaama ja sain enda pileti kätte ja me ostsime sellest siit nagu mingist kioskist. See on nagu lifehack, sest et seal ei ole järjekorda ja enamus inimesi on seal pikalt järjekorras. Okei, meil on 1 minut, me peame kuskil... Okei. Kuhast tuleb... Sain läbi. Okei. Lähme ruttu. Me ei saa neist just väga mööda, me peame proovida minna. Tundub, et teistel on ka kiire. Okei, midagi vist jõudes. Kummal pool teed meil peaks olema? See. Meie oma. Sõitsime just metrooga, õnneks sõitsime õige koha, kus maha tuleb minna, me küsisime inimeselt ja siis pakkasin ennast selle sisse, et õue minna, kuna me pole ilmaga nagu üldse vedanud, sest see on täiega külm ja tuuline ja vahepeal saab mingi lörtsi ja vihma ja kõike, aga hetkel meil on plaan minna ühte fotograafi muuseumisse nimega Fotografiska, seega me otsime seda. Ma pakkisin ennast tõesti sisse, ma isegi prillid ette, et ma väga märjaks ei saa, siis tõmbasin selle nii, aga ma näitan teile seda vaadet, mis meil siin on. Suht siuke halb ilm, ütleme nii, pilves ja vihmane ja... Aga no vähemalt ei ole udune, natuke näeb seda vaadet, aga me peame suht pikas kõndima siit mööda seda äärt veel edasi ja kuskil seal peaks see muuseum siis tulema. Me leidsime seda muuseumi üles, see näeb selline kaugelt vaadates välja. Ja ma sain sisse ning jõudsin siia. Poolteist tundi hiljem me käisime selle muuseumi siis läbi ja nüüd me peame hakkama edasi liikuma, sest meil on üsna tihe ajagraafik ja muidu me ei jõua kõiki neid asju teha, mis me tahtsime. Aga natuke sellest muuseumist, et siin oli 4 näitust või noh, viimasest me ei saanud väga aru, see oli nagu pooleldi kuskil trepi seintel, aga otseselt nagu ei olnud, seega põhimõtteliselt oli ainult 3 näitust. Esimene mul meeldis kõige rohkem, teine oli selline nagu inimese sünnist või nii, see mulle nii väga ei meeldinud ja siis viimane oli selline hästi tõsine, seega üleüldiselt see oli suht cool muuseum, aga ma väga ei soovitaks seda endast noorematele, sest et ma arvan, et lihtsalt väga ei saa aru, see ei ole täieks nii huvitav seega. Ja nüüd me lähme lõunat sööma ühte ülikooli hipster falafeli kohvikusse, seega ma loodan, et see toit on hea ja ma saan paar ülihead instapilti. Käisin siis just söömas ühes falafeli kohas, mille ma olin varem välja vaadanud ja see oli mega hea. No kahjuks neil on ingliskeelset menüüd, aga see inimene lihtsalt rääkis ja ma küsisin ka lihtsalt, et ma tahan falafeli räppi ja siis seda ma sain. Ja siis, kuna ma olin esimest korda, siis ta andis limonad ja täiesti tasuta ja see limonad oli ka nagu mega hea. Mulle täiega meeldis see koht, see oli siuke suht hubane. Ainuke sellised, see oli hästi nagu väike, et isialgu olid kohad suht täis, aga kui me läksime, siis inimesed hakkasid vaikselt ära minema, et seal probleem võib olla see, et ei saa kohta, aga muidu ma täiega soovitan, kui te sinna lähete, siis öelge ka, et olete esimest korda, äkki saate ka tasuta limonaadi.
pärast söömist me käisime siis ühes sellises mis iganes kodu nagu dekoratsioonide kodusistustuspoes Indiskas aga ma ei leidnud sealt kahjuks midagi või no seal oli üks tass, mida ma tahtsin osta, aga see oli nagu mingi 700 milliliitrit, seega see oli liiga suur ja meil ei olnud mõtet seda osta. Siis me käisime Starbucksis, aga mul ei olnud kõht väga tühi, seega ainult Armo ostis tõestis sidruuni mooniseemnetega muffini ja kuuma šokolaadi ja ma ei teadnud midagi, sest mul oli kõht nii täis, pluss mul hakkas peatäiega valutama ja ringi käima, seega me rohkem ei lähe kuhugi ja nüüd sõidame tagasi laeva. Me jõuame nagu vist tund aega varem kui peaks või no nagu 4:30 on see, kus sa pead hiljemalt laevas olema, aga me jõuame vist 3:30 tagasi, seega saab natuke puhata enne live show'd veel. Okei, põhimõtteliselt mul on 5 minutit aega enne, kui me laval oleme ja ma pean jooksma, sest et ma sättisin toas veidi ikka liiga kaua ja Marti just alla, mitte üles. Tahtsin vetsu minna, aga ma ei jõudnud, seega ma pean 45 minutit kannatama enam, kui ma vetsu minna. Tegelikult isegi veits kauem, aga veel alla või? Mulle ei meeldi kiirused. Ma ei ole soenguga väga rahul. Jah, vähemalt see matchib mu tunnetega, nothing to wear. Olen siis backstage jõudnud ja mul oli vetsuda ja nüüd ma läksin vetsu ja siis, naiste vetsu ja siis ma ootasin seal nagu 5 minutit, ma katsusin 3 korda neid uksi, kas seal on keegi sees või kui ma ei tahtnud rohkem tõmmata, kuna ma nagu mingit häält kuulsin. Ja siis ma lõpuks läksin lihtsalt meeste vetsu, kuna ma ei jõudnud oodata, ma kartsin, et nagu see hakkab venima täiega. Kohe varsti peaks laulmine. Ja nüüd teeme kõik sama minu juhendatud. Kui sul on suhked blondiinikene peas, siis ikka laske meil juuksed olla. Marti. Ai juba vähendada! Wow! Jõudsin tagasi tuppa ning... ei. Kell saab kohe 8:30, ma jõudsin tagasi tuppa, sest me lõpetasime nüüd teise setiga, mis läks ka ülihästi. Ma ise tundsin ennast selle setiga isegi veel paremini, nagu palju mugavamalt lava peale, nagu vabamalt. See läks nagu üleohutuste paremini ja sellepärast ka, et meil oli vaja tantsida üks tants, mis meil oli Karlusega nagu varem valmis harjutatud ja siis ma kartsin, et mul läheb segamini või et ma unustan midagi ära, aga see tuli üsna hästi välja, see oli nagu peaaegu sünkroonis nagu kogu aja, seega ma olen täiega õnnelik selle üle ja mis sest, et neid inimesi ei olnud nagu ülipalju, nad olid täiega kaasa elavad ja nagu hästi energilised, mis andis mulle endale ka palju sellist nagu tahet seal laval olla või nii, et see oli täiega lahe ja mulle väga meeldis ja seal on siis hunnikas ja ma sain veel ühe koti juurde ja mõtlesin, et ma kohe avan need teile ka siin ära, et siis see käib siia vlogi juurde, sest see on siin laeval saadud. Aga päeval, kui ma käisin seal fotograafia muuseumis Fotografiska, siis sealt mis iganes gift shop suveniiripoest ja sealt ostsin endale 2 raamatut kaasa ja mõtlesin, ma näitan teile neid. Üks on siis selline, et siin on kirjas, et kasuta seda, kui sa tahad teha häid pilte ja siis siin on nagu antud mingisugused juhendid, näiteks, et kasuta valgust või näita kurja emotsiooni, sa teed pildi ja siis sa ilmutad selle välja ja kleebid selle siia sisse ja siis teine on ükskord ma olin ja siis selline mis iganes autobiograafia raamat, vist on eesti keeles ka selline sõna, endast, et sa saad siia kirjutada kõik mingi enda esimene mälestus lapsepõlvest ja minu esimene mingi kodu või esimene lasteaed, esimene kool, kus sa mingi käinud oled, täiega sellised enda kogemused ja asjad saab üles kirjutada, et kui sa tulevikus või kunagi vanana vaatad seda raamatut, et siis sa mäletad kogu oma elu, sest et nagu mingi 80 aasta pärast ma ei pruugi enam mäletada, milline mu esimene mälestus lapsepõlvest oli midagi sellist. Seega ma arvan, seda on ülikool kunagi suurena tagasi vaadata ja koguda siia kõik enda mingid tähtsamad, olulisemad kogemused elust.
aga hakkame nüüd siis avama neid pakke, sest et jep, ma olen täiega lävel juba. Ma loodusin kõik pakid siia, nüüd ma olen valmis avama. Let's do this! Sorry. Ma proovin võimalikult kiiresti teha, kui neid pakke on palju ja ma arvan, et ei taha, et see vlog jälle nii pikaks läks, aga ma ei hakka nagu kirju ette lugema, ma lihtsalt kiirelt näitan. Nii, esimeses pakis ma näen siis sellist Viki ja ananass, väga cool ja see on siis Katleenilt ning siin on hästi palju selliseid väikeseid tiktokke. Vau, päris cool. Ja, ma proovin sorteerida. Pakid siia, kommid siia, kirjad siia. Nii, siis järgmine on selline pakk. Okei. Meil oli see, et ma sain hästi palju niisama neid pilte ja joonistusi kirju kaasa, ega me panime teistesse pakkidesse, seega ma ei ole päris kindel, et mis asi sellelt inimeselt on, kel paks on, aga siin on selline ümbrik. Ava palun YouTube'is. No avame kohe. Nii. Siin ma näen siis sellist. See vist. Wow. Ma ei ole kindel, kas ma peaks seda veel rohkem tõmbama, sest see läheb katki. Aga siin on siis selline... ma vist ei oleks pidanud seda lahti. Oi, ma ei tea, sorry. Seega, põhimõtteliselt siin on selline joonistus ja siis taha ta on teinud kirja. Ja see on siis Meril Rebaselt. Väga cool. Suur aitäh sulle. Ümbrik sinna. Siis järgmine kiri on... No, nime ei ole, aga täiega cool. Ta joonistas seda... Võti minu Instagrami pilti järgi. See on väga populaarne, ta joonistab hästi palju seda järele, see on täiega cool. Siis on selline pilt või joonistus, mu silma siis on ananass. Ja see on siis Liska Hanna Liisalt. Suur aitäh. Siis on selline kiri ja see on Annabelilt. Siis on veel... see Liisbet. Ta hüüdnimi nagu nimi. Sorry. Siis on selline kiri. See on Liisilt. Siis on täiega armas joonistus. Kas siin on nimi ka kellelt või? Oi, appi. See vist on Olivia ja Katleen. Ma ei ole kindla, kui ma lugesin õigesti. Aga üliarmas joonistus. Täiega coolna. Siin on see minu nagu ananassi pluus ja siis veel ananassi müts ka. Täiega lahe. Siis on selline kaart. Siin on see clapperboard ja ma ei tea, eesti keeles vist ei ole väga head nime. See on ananass ja see on... Ma ei tea, kas ma näen nime kuskil, kellelt see on. Ma nime kahjuks ei näe, aga täiega cool. Nii, siis siin paki sees on selline. Siin öeldud, et näitan videos. Näitan, see on Annabelilt. Ja siis siin sees on 2 müslipatooni mingit šokolaadiga. Väga cool. Toit läheb siia. Kiripakk. Siis ma võtan suuruse järjekorras neid pakkusin järjest. Siis on selline. Ma sain neid kookoskrõpsid, ma olen tahtnud, aga ma ei ole sellise firma omasid veel proovinud. Ja siin on öeldud, et need on meresoolaga ja karamelliga. Ma nagu armastan meresoola karamellisust, sest on soolas ja maguskoht. Ma olen nii arvnud neid proovida. Ma praegu ei taha, aga kui ma neid proovin, ma kindlasti vlogin seda nagu. Ma olen täiega läbi, sellepärast suur aitäh. Ja siis siin sees on veel mingi väga fancy karp. Seda läheb. Ma nägin seda poes. Siin on selline kiri. Ja see on Helenalt. Ja siin sees on siis selline kuldne ananassiga võtmehoidja. Aga ma arvan, et ma seda võtmete külge ei pane, kui ma juba väikse sain, seega selle ma panen näiteks enda koolikoti külge. Siis kõik inimesed koolist teavad, et see on minu kott. Täiega cool. Seda võtmete külge saaks veits suur, aga koti külge ma arvan, see sobiks täiega. Või mingi käekott. Vaadaks ta, ma nägin seda H&M-is, see on täiega ilus. Suur aitäh. Kuldsed ananassiga asjad on kõige paremad üldse mulle mikro. Ja see karp on ka täiega fancy, ma saan see midagi kodus panna. Nii. Siis. Ma sisse ei pane. Lähme edasi. Siis on selline kott. Ja siin siis, okei, ma olen seda varem ka saanud. Selline hästi suur Oreo Milka biošokolaad. Ja siis siin on veel selline kiri. Või siin on nagu pilt, müsikal ja Snapchat on joonistatud. Ja nime ma vist, sinu fänn Triinu. Ma arvan, ma lugesin õigesti. Aitäh sulle. Ja siis, siin siis on veel väikene kotike.
Ja siin sees ma näen, Mentos. Siis on selline lips. Ja siis on ümbrik vist või kiri. Viki on siia tehtud ja siis selline ananas, täiega cool, see on sellised nagu emojid pandud või erinevad emotsioonid. Nime siin ei ole, siin on öeldud, et ta on Võrumaalt, aga nime ma kahjuks ei tea, aga nagu täiega lahe joonistus. Siis järgmisena on meil selline kott ja see on väga raske ja ma juba näen siit ülevalt, et see on ananas. Täiega lahe, ma meeldib, kui te mulle ananassi toote, sest et esiteks ma armastan neid, kuna need maitsevad nii hästi. Teiseks ma saan nendega pildistada ja photoshoot'e teha lihtsalt nagu ananassid. Kõige paremad kuulud üldse. Nii. Siis ossa poiss. Come on, te olete mind sõnatud. Te olete kiksed oma Victorias. Oota, kas see on keha see või? See on siis keha ja kätekreem ja see on veel türkiisi värvi nagu ülikuul see disain ja kõik nagu. Aitäh. Mul oligi kehakreem just või nagu. Te lihtsalt toete mu mõtteid. Siis ma näen siin, ma pole nii ammu söönud neid hapusid kummikomme. Mitte, et ma üritaks rämpstoitu väga süüa, aga no ühe võib ju võtta. Ja siis, ei ole, siin on riisised. Oota, kas siin on, need arvatavasti need tavalised, aga need on põhimõtteliselt pähkli või kommid, kus ümber on šokolaad. Täiesti, armastan neid, need on mega head. Siis ma näen siin sellist kotti. Mul on oma padi, ananassi padi. Wow, see on lihtsalt goals. Ma panen selle kohe kodus endal sinna voodi peale. See on mega pehme, see on üliarmas. Kui ma lähen reisile ja mul tekib koduigatsus, ma saan selle kaasa võtta. Kuigi samas see on päris suur, ma vist reisile päris ei saa, aga nagu see on ülinunnu. Nii, siis, palju asju juba. Läheme edasi, meil on veel 2 pakki jäänud. Loodan, ma saan selle ilma käärideta lahti. Ei olnud õnneks nii. Siin on selline joonistus ja see on pandud väikese nurvima šokolaad. Kas see on nimi ka kellelt või? Ma vist ei näe, aga täiega lahe, siin on popcorn. Siis ma näen siin siis, ta on joonistanud ühte minu seda Instagrami pilti, mul oli see Facebookis ka vahepeal taustapilt. See on see, lähedalt tehtud silmad ja see on lehed ümber. Näe, taga on nimi, Lilis. Täiega lahe. Siis siin sees, ta on päris palju, sul on roosa ümbrik ossa. Nii, siin peal on Viki. Vaatan, mis siin teed vist mingi kiri või joonistus või midagi. Ma ei ole kindla, kas ma arvan, et see on samalt inimeselt. Siin on hästi pikk kiri. Ma hiljem loen selle läbi, aga näete siit. Täiega ilus see roosa ümbring ka hästi cool värv. Siis siin sees on veel... Jaa, ma just mõtlesin, et kas see oli tema või ei. Ma käisin Rakveres tema sünnipäeval YouTuberi koolitustega. Kui ma temaga pilti tegin, mõtlesin, et ülituttav nägu ja kui siin oli Lili, siis ma mäletasin ka, ta minust oli Kristnõi või midagi sellist oli perekonna nimi nagu täiega cool. Ma panin selle enda Instagrami ka üles, jah. Siis siin sees on selline karp. Ja siin sees on vist... Okei, kohe vaatame. Täitsa katki ju. Oota, tegi. See on nagu selle värgi teibiga, vaata. Kuidas teitled ülevaatust, kus selle paelaga ära vaata äkki? Ei ole või? See on kõik ühe sellega, et see ei ole otsi kuskil. Oi, pekki see ei... See ei lähe sisse. Nii. Ja siin sees on... see on kummist. Selline käevõru, kuhu on kirjutatud Viki. Täiega fancy. See on valg. Mu kaamera pani ennast vahepeal kinni, aga jätkame nüüd. Viimane pakk on siis selline ja siin on hästi palju kirju kokku pandud, mis inimesed mulle saatsid, ma näitan teile ruttu. Esimene on siis selline väga cool joonistus ananassist ja YouTube ja kõik. Ja see on siis, siin on tema Instagram, et nime ma kahjuks ei tea, aga saate tšekkida. Siis ma sain ananas ja siin on šokolaad. Ja mis see on tume šokolaad apelsiniga, no added sugar, et siin pole suhkrut lisatud. See tundub täiega põnev. Ma tahaks seda väga proovida, ma võtan sellest küljest ära, panen selle toitude juurde endale. Suur aitäh sulle. Siis ma näen siin sellist joonist. See on see, mis minu kodu, või mitte koduleel, seal Eesti YouTuberi tee üleval on see minu merch'i pluus, siis ma kantan seda kollast mütsiga täiega armas. Kas see on nimi ka või? See on Hale või Hab või Halo. Hab.
see võib-olla on happ, ma ausalt ei tea, mis nimi see on, aga see on temalt, ma väga vabandan, et ma seda nii valesti hääldasin, mul endal on ka piinlik. Siis, ma sain sellise väga cooli ananassi ja siin on teisel pool ka veel mina enda selle ananassi pluusi ja mütsiga. Ma vaatan, kas siin on nimi ka. See on öeldud ka, et avavideos avasingi. See on siis Mirtel Engman. Suur aitäh! Siis, ma näen sellist väga fancy't, siin on sellised litrid või mis iganes nagu pärlid. Siis minu pilt alla on kirjutatud Viki ja taha on pandud, et see on Miialt. Nii, siis mul on palju šokolaadi, need vist toodi erinevatelt inimesed nagu 56%, 70%, õnneks see piimašokolaad. Siis mul on siin selline joonistus Annetelt. Siin on ka see, kus ma kannan enda merch'i müts. Siis on, ta joonistas seda minu enda ananassi järele, mis mu selle bluusi peal on nagu disaini oma. Ta käega tegi enda mustrit siia üli cool. Nime vist ei ole, et kellelt see on. Annabelilt. Tänud. Ja siis on siin tohutult ananassikumme. Aga seal, veel 2 tükki. Need on siis need Kalevi omad, need on väga head vahvli ja šokolaadiga. Aga see ongi siis praeguseks kõik nende asjadega. Ja nüüd mul on kõht ülitühi, kell sai just 8. Seega avati meie bufeelaud ning lähme naudime siis Rootsi lauda. Ma panin just praegu neid asju kokku ja ma avastasin, et ma olin kõrvarõngad saanud. Ma ei tea, kuidas ma seda tähele ei pannud, aga vaadake, kui armsad on siuksed hästi väiksed kollased lilled. Mulle hullult meeldib kanda neid nagu väikesi kõrvarõngaid. Neid on minu arust palju nagu mugavamad ja coolimad. Aga suur aitäh sulle, need on üliarmsad. Hommik. Täna on siis meie 3. päev ja 26. aprill, kell on 9:05 ja me lähme hommikust söömas, sest see on kella 10-ni avatud ja me peame olema ja siis kella 10-st ehk siis põhimõtteliselt 55 minuti pärast me jõuame juba Tallinnasse. Meil on asjad veel pakkimata, just ärksin, mul on täiega unine. Aga lähme sööme. Tahaks küll mingit peekonit või midagi. Hommikuseks võtsin suht sama asju, mis eile. Eile õhtul ma unustasin teile õhtusöögi näidata, sest ma jätsin kaamera kogemata kööd, siis ma ei viitsinud seda ära tuua, sest ma ei söönud midagi nii erilist. Aga jah, ma nüüd hakkan sööma. Jõudsin tagasi tuppa, käisin siis stressides söömas ja siin on väike toakujundus, mis me tegime, et ma joonistasin endale siin paar pildikast, see on siis ananass ja pingviin. Moderne kunst selleks, et see tuba huvitavamaks ja siia panime siis väga siukse abstraktse ja modernse kunsti, oota ma võtan selle kaardini eest, siis teil tekib see täisefekt ja nüüd vaadake lihtsalt seda kaugelt. Põhimõtteliselt see on lihtsalt peegel ja roheline õun, mis ma võtsin lõunaks esimesel päeval, aga ma pole ikka veel ära söönud. Võtan selle vist koju kaasa. Ja selline on siis meie vaade, kui keegi tahab näha. Ja nüüd me peame siis pakkima, sest tegelikult me jõuame 25 minuti pärast, seega teeme teile timelapsi. Kuna ma jätsin enda hamba pasta koju, siis ma olen iga päev laenanud Praidult ja Ragnalt vaheldumis laenanud, kes seal köötis on ja praegu sain Praidult, seega ma saan hambaid pesta. Oota, mul pole nüüd kätt midagi lehvitada. Tšau! Me saime oma asjad kokku ja nüüd hakkame minema. Mul on tohutult neid kingikotte, mis on hiilselt rasked. Siin on mul teine kott, kus on mu endal mingid hullud meigelised ketsid, värgid. Ja siis on mu seljakott, kus on lihtsalt riidid ja värgid. Ja nüüd me lahkame. Olen hetkel siis siin sadamas, tegin endale just taksifoi ära, et koju minnes mul on 100 kotti ja ma ei jõua nendega lihtsalt minna, need on mega rasked. Seega ma lõpetan selle vlogi ära, ma loodan, et teile meeldis. Te juba teate, mida teha, siis pöidlad püsti, subscribe'iga, et tulevasi vlogi näha ja näeme varsti. Tšauki! Saate veel lisaklippi, semud tulevad ka. Ma ootan taksot. Saate veel ühe ekstra klippi. Seal laevas saate Martin Saulis sellest Toyota Corollast tahveki. Ja siis ma sain ka endale just Ando Toyota Corollaga. Aga okei, nüüd on tšau.